Tere tulemast, head vaatajad, vaatama Vihuri Targa Tehnika kodustuudiot. Tänases saates on meil külaline, kes tavaliselt teeb ise videosid, aga seekord teeme meie temast ja ma arvan, et see on päris mitu korda pikem, kui tavaliselt tema iseendast neid videosid üldse teeb. Meil on külas täna saates farmer Tõnis. Tere tulemast, Tõnis! Tere! No kuidas läheb? No pole viga. Ma usun, et see ei ole kindlasti niisugune esimene kord, kui sind kuskile saatesse kutsutakse, küll aga siia Vihuri Targa Tehnika kodustuudiosse küll ja meil tegelikult idee, et sind siia kutsuda oli selles, et teha natukene selgeks neid tagamaid, miks sa oled influencer, miks sa oled teatud masinavalikud teinud ja räägid natukene võib-olla oma igapäevatööst, siis võib-olla vähe pikemas formaadis ka, et tavaliselt sa ilmselt oled harjunud selliseid lühikesi riilse toodma, et ma ei tea, kuidas see selg praegu krampis ei ole siin tooli peal. No üks ta hakkab tõmbama juba, et tavaliselt minu riilid on niisugune 10 sekundit ja siis peab point kohale jõudma, aga ei, ma arvan, et on hea, kui natuke pikemalt saab ka rääkida vahepeal. No aga räägi siis lahti selles mõttes mõne sõnaga, et Reels ja üldse see mõtte edasi andmine selliste lühivideote teel, et kuidas sina üldse sellise põllumajanduse influenceri ametikohani või kutsumuseni jõudsid enda peas? Jah, eks mul oli juba tükk aega oli mingi mõte peas, ma alustasin 2 aastat tagasi tegelikult, ja nüüd tänaseks olen siin, et pole paha, nagu nad ütlevad klassikud. Aga eks ma vaatasin Ameerika YouTubereid, kellest see nagu mõte tuli. Minul endal Instagrami kontot näiteks ei olnud üldse. Ma tegin konto ja siis panin kohe esimese nagu nii-öelda põllumajandusteemalise video ülesse. Et eks ma pean oma abikaasat tänama või pigem sarjama, et ta mind sellele teele nagu toonud. Et tema pakkus välja, et sa võiksid teha midagi huvitavat, näidata inimestele põllumajandust ja ma ise olen ka tundnud juba päris pikka aega, et ei ole Eestis nagu niisugust kogemuste jagamist nagu igapäevast või niisugust, on mõned artiklid, keegi paneb mõne pildi kuhugi ülesse, aga mina ise olen nagu hästi suur fänn, et ma tahan näha, kuidas teised tööd teevad ja kuidas nad nagu oma asju ajavad ja nii edasi. Ja siis mõtlesin, et hakkasin otsima, kas keegi teeb, mitte keegi tee, okei, ma siis teen ise, äkki inspireerin kedagi, et tulevad ka teised, võib-olla inimesed näitavad, mis see põllumajandus on. Aga praegu olen ikka natukene võib-olla üksi jäänud, et õnneks on agronoomia nurk on ka, teeb midagi, aga nemad on võib-olla rohkem nii-öelda suunatud siis nii-öelda agronoomia poole, mina teen niisugust elustiiliblogi tegelikult. Kus on siis kaasatud kõik tehnika, agronoomia, agrotehnilised õnnetused ja mis igapäeva nii-öelda tööd. Kas sa võid avada ka vaatajale niisuguse nagu võib-olla veitsa sügavama mõtte, et miks sa seda teed või mille pärast, mis see point on, miks sa tahad seda enda tegemist nagu edasi anda? Kas see on selleks, et teadvustada inimestele põllumajanduse tähtsust või kust see tuleb? No peamine asi on ikkagi oma ego rahuldamine. Okay. Et ikka väike niisugune edevus on sees? Ei, see on väike nali. Et tegelikult eks see suurem missioon on ikkagi nagu tutvustada inimestele põllumajandust, sest praegu istume ka siin Tallinna külje all, et tegelikult ju inimesed enamuses ei tea, mida me teeme. Okei, nad sõidavad siin mööda Tallinn-Tartut, lürbivad seda latte mokatsino, piparmündi, mingit kohvi, näevad traktorit põllu peal, aga mis need traktorid seal teevad, miks nad seda teevad, seda tegelikult ei teadvusta ju tegelikult endale, et paraku kipub nii olema, et inimesed arvavad, et liha ja vili ja piim ja sai ja kõik tulevad poest, aga tegelikult selle taga on ikka päris korralik töö ja päris suured riskid, et eks see on minu missioon ja teine on ikkagi, et kogemuste vahetus, et miks ma üldse inglise keeles teen, ka sellepärast, et vahetada kogemusi ka lätlaste, leedukatega, poolakatega, soomlastega, et meie Eesti on ikkagi Eesti põllumees vajab ka nagu nii-öelda väljaspoolt minu arust teadmisi. Ja seda on püüangi siis kanaldada ja edasi anda ja õppida ise sellest. Kust tuleb piim, kust tuleb liha ja kõik sellised asjad, millest me tegelikult ju iga päev hingame ja toitume.
muidu jääme natukene eluvõõraks, et nagu seal suvitajate filmis olid, et miks siilid podisevad öösel, et neil on vale kütus. aga see selleks, et see ju seletabki sellist eluvõõrasust või võõrust ära, et tegelikult oleks hea, ma arvan, igal inimesel teada, kust kohast me nagu tuleme, millest toitume ja kuidas see elu maal käib. Praegugi päris palju rahutusi on Inglismaal, kus kavatsetakse põllumehi maksustada, aga tegelikult see on nagu niisugune sisuline ja väärtust loov töö ja maailma kõige suurem töö, see põllumajandus ja ma arvan, et see on selles mõttes väga äge missioon, milles oled. Selle Inglismaaga on täpselt niimoodi, et üks poliitik ütles seal niisuguse asja välja, et aga miks meil üldse seda põllumajandust vaja on, et võiks ju kõik importida. Ja noh, ütleme nii, et see kittas ikka korraliku tormi, et noh, kuidas ta julgeb on ja midagi sellist öelda, et noh, täiesti nagu eluvõõras, et samamoodi võiks ju meiega öelda, et me võime ju kõik importida, saaksimegi importida. Aga näiteks COVID-i kriis näitas väga täpselt ära, et mis siis juhtub, kui importida ei saa enam ja siis oleme ilma, et igatahes, et igal inimesel on vaja talunikku 3 korda päevas. Just, süüa vaja. Ja. Täpselt nii. Aga räägi võib-olla mõne sõnaga ka oma farmist, oma tegemistest, kuidas see on alguse saanud, millal sa põllumajandusega hakkasid tegelema ja kuidas see nii-öelda sinu soontesse siis ikkagi põllumajanduse pisik nii-öelda on jõudnud, et üks pool on see influenceri tegemised, eks ju, aga põllumajandus iseenesest on ju väga suur töö ja nõuab ikkagi väga palju aega hooajast, et kuidas selleni jõudsid? No eks ma käisin juba väiksena, nii kui jalad pedaalideni ulatusid, et noh, mäletan, et Belarusiga olin seal roolis, kui kive korjasime, noh, sidurid pidin enam-vähem 2 jalaga vajutama, ja käigukangi ka tõmbame 2 käega sisse. Ja eks ma seal tegin midagi, libistasin, mingid siukseid väikseid asju tegin, siis hoopis läksin riigiteaduse õppima Tartu Ülikooli, lõpetasin riigiteadused ära ja siis tuli korra siuke mõte või õigemini isa pakkus sellise asja välja, et nema tahab mingi muu äriga tegelema või teise äriga tegelema hakata põhjalikumalt ja pakkus mulle, et kas ei taha üle võtta. Ja võib-olla ma ei näinud tol hetkel nagu ennast kuskil nii-öelda ministeeriumis või ametnikuna nii-öelda midagi tegemas, et mõtlesin okei, et ma tahaks midagi reaalselt oma kätega teha. Ja kuna põllumajandus on mulle nagu huvi pakkunud ja ma nägin nagu potentsiaali, siis hakkasingi pihta, et ja nüüd siin ma olen, et 2011 võtsin isalt ettevõtte üle, siis too hetk oli mingi kuskil 100 hektarit maad, nüüd on 280 hektarit. Alguses oli ainult Vene tehnika, noh, midagi mõni Poola randaal ka, aga noh, nüüd tänaseks on nagu see kõik on välja vahetunud ja ütleme, et tööd saab teha, et pole viga selles suhtes, et ma arvan, et areng on silmnähtav olnud, aga eks ole näha, et väljakutsed on natuke teistsugusemad, kui ma ise ette kujutasin. Aga sa tegeled valdavalt eravilja ja kaunviljade kasvatamisega. Millest selline suund? Miks mitte teha endale korralik laud, võtta loomad, hakata silo tegema? No meil ei ole üldse seda traditsiooni olnud, et viimati olid meie talus loomad kunagi 70. aastal, kui lubatud 1 lehm ja 2 siga. Ja tegelikult koloos meie taristu lõhkus ka ära, et ühe küüni topsi teine nii täis, et küün jooksis vundamendi pealt maha, see oli rikutud ja siis ühe lauda lasid üldse ära laguneda. Ja tegelikult, kui isa alustas 90-ndatel, siis meil ei olnud mitte midagi, mille pealt nagu tegema hakata. Noh, isa käis küll 90-ndate alguses oli siuke võimalus käia Saksamaal praktikal Saksa taludes ja tema käis ka ühes nii-öelda piimatalus ja oli kõva plaan, et tuleb tagasi ja hakkab kõvasti nagu piima tootma. Aga noh, õnneks raha ei olnud, taristut ka ei olnud ja siis jäi see asi ära. Ja noh, ütleme nii, et mina tõstan mütsi maha, need, kes tegelevad ikkagi veel loomadega ka, et see on ikka päris korralik töö. Et minul ei ole kogemust ja ütleme ausalt, mul ei ole nagu väga suurt huvi ka, et mulle meeldib mitte nii vara ärgata. Kuigi ma olen ikkagi vahepeal jälginud sind sotsiaalmeediakanalites ka, et sa ikkagi filmid seda kella aega-ajalt hommikuti ja on ka sinu päevad suht varakult alanud. No jah, eks probleem on nüüd selles, et kuna ma enamus asju üksinda teen, siis okei, natuke isa aitab ka kiiremal ajal, aga siis ongi, et mingid asjad ära saada, et siis peadki hommikul vara ära tegema. Et eks
eks see on natukene nagu see kliimateema ka, et kliima on muutunud, näiteks pritsimised asjad, et tavaliselt on kas meil liiga kuum päevaaeg või hoopis puhub tuul liiga kõvasti. Siis ongi varahommikud ja hilisõhtud ja ööd on nagu meil põhiliseks tööaeg saanud, et see on kindlasti üks asi, mis 13 aasta jooksul mina tunnen, mis on nagu muutunud, et need 5 vaenlast on ka sinul olemas, et 4 aastaaega ja ülemaailmne kapitalism, mis põllumeeste vastu pidevalt seisavad. Aga räägi võib-olla natukene ka oma nii-öelda töö põhimõtetest kogu selle ettevõtmise raames, et millesse sul nagu usku on, just see mulla harimise pool, meil täna räägitakse siin, et vahekultuure kasvatada, kõike selliseid asju, jätkusuutlikkus, mille peale sinul see sihik peaaegu pandud on? No kündmisest ma olen põhimõtteliselt loobunud, et mul on mõned põllud, mida ma pole, ma arvan, 8–10 aastat kündnud, et siis, kui mul vahekultuuride põllupäev oli, siis tehti mullakaeve ka, rahvusvahelised eksperdid olid kohal, kiitsid, et väga hea, jätka samas vaimus, et tegelikult on kündmine minu menüüst täitsa maas, ainult siis, kui mingid uudismaad on vaja üles harida, siis kündmise vastu ei saa, see on ilmselge on ju. Ja jah, mina olen minimeeritud harimise usku, otsekülv on miski, kuhu ma tahaksin liikuda, aga eks sellega on ka omad probleemid, et tegelikult sul peavad selleks mullad valmis olema. Et eks see vahekultuuride kasvatus ja võib-olla parem väetamine ja vähem harimist, et see nagu liigutab minu muldasid ka sellesse suunda, et otsekülviga siis peale minna. Aga ma usun, et see ei toimu väga kiiresti see muutus ja ma arvan, et see minimeeritud harimine jääb ikka mingil määral, et just kas umbrohtumuse või millegi kontrolliks on vaja ikkagi seda ka. Ja eks selles suhtes, et jätkusuutlikkus on trend, me ei saa sinna midagi parata, et meile võib see meeldida või mitte meeldida, aga ikkagi see rohepööre ja kogu see teema tundub, et sellele nagu suurt pidurit ikkagi ei panda, et midagi ikkagi jääb. Ja siis ma olen otsustanud, et vahekultuurindus ja oma muldade parem tundmine võiks olla siis minu pilet siis eduni nagu selles maailmas, mis praegu on. Kas sa näed ka mingisugust kasu enda jaoks selle vahekultuuri kasvatamisel selles mõttes, et ma ei tea, kui kaua sa neid kasvatanud oled, neid vahekultuure, aga milliseid muutuseid sa oled märganud sellest hetkest, kui sa oled seda alustanud? Tegelikult ma alles kasvatan ju tegelikult 2 aastat, et eks see protsess on palju pikem, et ütleme nii, et võib-olla 5 aasta jooksul ma näeks nagu suuremaid muutuseid, aga üks asi, mida ma tegin, külvasin kesaredist, mis on siukse hästi suure juurega taim, vahekultuur, külvasin natuke liigniiskele põllule ja ütleme nii, et sügisel külvasin, ta kasvas heaks suureks, õhutas mulla ilusti ära, tundub, et mingid veesooned tegi seal lahti või igatahes kevadel enam masinijõul ei olnud. Et võiks panna küll selle arvele juba, et mingisugune muutus on toimunud. Ja loomulikult see toitainete sidumine ja orgaanika tootmine mulda, aga see on natuke pikemaajalisem projekt, et siin Eestis on põllumehi, kes on üle 10 aasta kasvatanud või isegi rohkem, et ma arvan, neil on juba silmaga nähtav, et mis toimub. Mina veel ootan seda. No loodame, et sa saad kindlasti neid vilju seal kõvasti nautida. Tõnis, sina oled ka noortalunike liige ja teadupärast siin Eestis praegu just on lõppenud siis see noortalunike üks meede ka, mille käigus siis jagatakse toetusi. Kas sa oled ise ka kasutanud seda? Jaa, mina sain noortaluniku toetust aastal 2012, et see oli mulle ikkagi kõva boost. Et sain kohe tehnikasse investeerida ja muidu võib-olla ei oleks see asi nii kiiresti läinud kui praegu, et see kindlasti oli üks motivaatoreid, miks üldse talu üle võtta ja hakata midagi tegema seal. Et mina väga nõus ei olnud enam Belarusiga midagi tegema, et tahtsin nagu midagi paremat. 2 jalaga sidurit tampeda enam ei viitsinud. See Belarus on tore traktor ja alati öeldakse, et see on hea lihtne remontida kõike puha. Aga mul on vaja masinat, mis töötab hommikust õhtuni, ilma et seal midagi vahepeal juhtub, et ma eelistan pigem töömaht on nii suur, ise üksinda teen, siis masin peab korralik olema. Mul oli muuseas ühe kliendiga alles hiljuti juttu, et rääkisime kombaini müümisel, et kui kaua mina olen kombainiga koristanud, ma ütlesin, ma olen seal mingi 6-7 hooaega olen teinud, et olen ka kombainer ise olnud ja siis
ja siis see mees teatas, et ma ei ole kombainer olnud, kui ma ei ole SK5-ga koristanud, et okei, ütleme nii, et ka mina pean siis sina võid ikkagi traktoristiks ennast ma võin traktoristiks kutsuda, aga kombaineriks mitte, ma olen küll SK5 kõrval istunud ja kui isa vilja sellega koristas, siis magasin seal siis seal kabiinis, aga raske ette kujutada, kus kohas seal magada sai, aga no, mingi puhvaika visati nurka ja ei lapsena, noor laps on ju paindud hästi, eks võid kuhugi siin. Kuskile sinna nurka said ära pandud ennast. Aga noor talunikele, mida sina nagu selles mõttes soovitaksid või kui sina ütlesid, et said tehnikasse kohe investeerida, kuidas sina või millise soovituse sa annaksid, kuidas oleks kõige otstarbekam just seda 100 000 siis ära kasutada, eks see muidugi vajadus on igal veel erinev, aga no kui mina toetust sain, siis oli 40 000. Et tol ajal tundus suur summa, aga ma arvan, et 100 000 on isegi tegelikult ka tänases mõistes ikka väga-väga hea summa. Et eks sa pead kaardistama oma vajadused ära, mõtlema, et mida sul vaja on, kuhu kõige mõistlikum investeerida on, et see on täitsa nii individuaalne igale ühele, et kellel ongi, kui sul on traktorit vaja, ilmselgelt traktor on põhiline tööriist. Ja kui sa ise veel teed neid asju, siis see masin võiks nagu olla sulle mugav ja nagu vastuvõetav. On talunikke, kellel on vaja millessegi muusse investeerida. Tegelikult see on nii individuaalne, et selleks on vaja igat asja konkreetselt vaadata, igat talu või igat varianti, et mis seal võiks nagu kõige paremini töötada. Aga jah, kindlasti minule andis ikkagi uus traktor andis siukse töörõõmu, tööõhina. Et tahaks hommikul minna ja teha midagi. No ilmselt see produktiivsus ja kõik see ikkagi on see, mis annab selle tunde ka, et midagi on tehtud. Ja siin nüüd reklaamiminutid ka, et kõik, kes tunnevad, et on saanud 100 000 priialt, siis tulge Vihurisse, me aitame teil selle ilusti ära kulutada, et leiame teile ükskõik mida selle raha eest. Ja kui puudu jääb, siis leiame raha juurde ka. Me alustasime sügisel. Jah, mis me alustasime? Oktoobris alustasime ühte koostööprojekti sinuga koos. Isegi septembris. Septembris, just. 7. september. See kuupäeva meeles. Mäletan, ma sõitsin ühel tööpäeva õhtul koju ja siis tabas mind siuke mõte, et huvitav, kui alustaks Tõnisega ühte koostööd, et mis sellest huvitav saaks. Võtsime kõne ja siis väga kaua mööda ei läinudki, kui saime sulle ühe traktori rentida. Kuidas sul see läinud on vahepeal? Mis mõtted John Deere'iga seonduvalt tekkinud on? Ma vaatan, et ilus särk on sul selga pandud. Täitsa juhuslikult. Ja, täitsa juhuslikult. Et kuidas sa seda koostööprojekti enda jaoks oled nagu selles mõttes lahti mõtestanud ja mida siis see traktor on aidanud sinu talus, milliste töödega hakkama saada? No esiteks on see, et kuna see on pikaajaline projekt ja minu jaoks on alati olnud, et mul on enne ka demomasinaid käinud. See aasta on nagu neid päris mitu olnud, aga see on siuke 20-25 tundi. Sa ei saa aru, mis see masin endast kujutab. Sa ei saa teda panna erinevatesse nagu olukordadesse tööle. Et see praegu on ikkagi väga-väga super võimalus, et aru saada, mis see võiks minu talul anda või kuidas ta töötab. Et siiamaani ma olen temaga oma tüükultivaatorit tõmmanud, mis on Horst Terrano 6FX, nii et see nõuab päris korralikult jõudu. Et sellel John Deere'il, mis te mulle rentisite, et see vist on maksimumvõisus äkki kuskil 370 vist lausa, jah. Et ütleme nii, et lõpuks on masin, mis tõmbab seda kultivaatorit, seda rasket rauakolakat läbi, et siis kui sa käisid mul külas, siis mul on ju põld, mis on pool võsast metsast tehtud, metsafreesiga üle käidud, ta on hästi laineline ja minu enda traktor, see suri iga künka otsa ära, nii kui künkasse tõmbasin selle, nii oli ta jõud kadunud ja ratt ringi oli kõik, aga John puhkis sealt nagu ilusti läbi ja tõmbas põllu kõvasti sirgemaks kusjuures, et ta saavutas ikkagi suht normaalse töökiiruse. Sobib ka maaparandustöödeks? Ütleme, et jah, sealt nagu just puudu jää ja siis ma külvasin temaga ja pritsisin ja pritsimine, mis on nagu mul põhiline töö tegelikult, mis traktoriga ma teen, et enamus tundi läheb sinna. Et see oli mulle nagu hästi tähtis, et mõista, et kuidas ta nagu seal nagu hakkama saab, et muidugi võib-olla natuke tundub, et 7R on natukene võib-olla liiga suur pritsimise jaoks, on ju, aga samas mul on 6R'iga kogemusi, et kui mul oleks valida ja rahas ei oleks küsimus, on ju,
siis 7R on kindlasti universaalsem traktor, noh, vähemalt minu vajadusi nagu silmast pidades, et 6R on natukene nagu kerge ja võib-olla minu jaoks natukene liiga jäik. Et 7R on nagu hoopis teine maailm juba. Noh, kõvad mehed ütlevad muidugi, et noh, sa proovi 8R ja siis sa saad aru, mis on nagu vea traktor ja pehme traktor. Aga noh, minu oleks natuke naljakas oma 280 hektari peal 8R-iga toimetada. Et nüüd ma olen 167 tundi teinud ja mis ma nagu tähele olen pannud. Noh, ega meil on igast pulli saanud on ju alguses. Koostöö algas väga ladusalt, et noh, keegi oli suitsu teinud kabiinis on ju. Tegemist oli tema traktoriga. Tema traktoriga jah, et keegi hea inimene oli seal paugutan nii, et no õnneks see nüüd hakkab nüüd ära lahtuma, et väga hullu ei ole. Noh, ise suitsu ei tee, noh, siis on nagu eriti hakkab ninna, on ju. Aga noh, see ilmselgelt ei olnud tee viga, et noh. Ja siis... Me saime selle vea parandatud, et panime sildi. Siis... Ja panime jah, sa tulid kohe siltidega ja lõime sinna ilusti kabiini klaasi peale selle non-smoking sildi ja peaks kõigile selge olema, et suitsu meie kabiinis ei tee. Jah, tegelikult see võiks olla küll nagu niisugune ühine arusaam kõikide tema masinate puhul. Et... jah, et need ei ole mingid vanad belarussid, on ju, et kui sa nagu tuul käib läbi. Jah, et viinapudel ühes käes ja teises käes suits ja istud seal, et väga hea olla, et noh, see ei lähe kohe üldse. No ja siis oli meil see rataste teema, on ju, lapergused rattad või. Et praegu uurime seda, et äkki on rehvid natuke valesti paigaldatud või midagi sellist, et noh, see natuke häiris. Aga üldisest, noh, ütleme ausalt, mina ei olnud John Deere'iga ennem nagu oluliselt kokku puutunud, okei, siis kui mul 2 aastat tagasi esimest korda John Deere'i renti võtsin, siis tegelikult alles siis ma sain tunde kätte, et mis see tähendab nagu tiir, on ju. Et mul heal sõbral on muidugi kõik tiirid, on ju, temal jookseb, võib-olla voolab seal soontes roheline veri ka, on ju, et ma natuke nagu ütleme nii, et vaatasin seda niimoodi, et noh, kas ta on ikka nii hea ja kas see nagu on nagu nii vajalik ja kas ta on oma hinda väärt, on ju, ja nii edasi, et noh, kõik need mõtted käivad läbi, on ju. Et aga juba nende renditraktoritega ma sain aru, et miski on, et mis minu jaoks on nagu väga huvitav, et noh, ta lihtsalt töötab. Noh, paned traktori käima, kõik on suht lihtne. GPS, kõik asjad on nagu suhteliselt lihtsalt nagu seadistatav ja nagu sa saad suht ruttu sõbraks, et ta ei ole nagu ülemäära keeruline, et mis on nagu hea, et samas tehnoloogiliselt on nagu, noh, ütleme just see kogu nii-öelda operation center või kogu see teema, et see on ikkagi minu arust ikkagi oluliselt ees ju teistest tootjatest. Jah, kui veel öelda seda ka, et kui tõenäoliselt sa esimest renditraktorit kasutasid, siis tõenäoliselt sa mingit koolitust ju sealt kaasa ei saanud ja oled selle asja endale nii-öelda ise selgeks teinud, et siis järelikult ta peab loogiline olema, kui kõik on nagu aru saadavad. Ja noh, ma tundsin ka seda, et noh, ma saan aru, et miks ta kallim on, sest ta lihtsalt, noh, tal on mingid lahendused on, mis lihtsalt on paremad kui teistel on ju. Noh, muidugi kõlab nagu ilmse reklaami jutuna, aga teisalt on nagu see, et noh, need ongi minu nagu emotsioonid on ju, mis ma olen nagu saanud, et mis mulle nagu tundub, et on nagu eelised või kuidas ta nagu välja paistab, et jah, veojõud juba nagu rääkisime, et ta selle kultivaatorit tõmmas nagu ilusti, et ja nüüd tegelikult ainult väetamistöö on, mida ta pole teinud, noh, ma arvan, et ta selle väetisekullikuga suudab selga võtta ja ära ka väetada. Aga jah, et kuidas ta nüüd nagu tegelikult see aeg, 167 tundi on minu 607 tunnist ikkagi nagu suhteliselt väike aeg, et ja eks ma olin ka niimoodi, et nagu laps kommipoes, et noh, kogu aeg oli mingit asju ma seal näppisin ja midagi tegin, ma korralikult ei ole tegelikult jõudnud selle traktoriga niimoodi tutvudagi, et noh, nüüd ongi hea moment nagu hakata vaatama omale nagu ta inuste järgi ära sättida. Kindlasti vaatajaid huvitab, et massaaži iste. Jaa. Et nii, kuidas ma oskan öelda? Huvitav kogemus. Huvitav kogemus, et ma ei ole nagu suutnud nagu endale nagu lahti nagu mõtestada, et kas ta on nagu hea või ta on nagu siuke imelik. Nagu
mõnikord, kui on just pikemad päevad, selg jääb kangeks, minul nagu kõigil Eesti meestel seljaga väiksed probleemid, väike diski välja sopistumine, siuksed teemad on ju, et tegelikult nagu ta aitab, et ja noh, muidugi iste on ka hea, mugav sohva on ju, et see vajab natukene veel nii-öelda veel katsetamist, et kas, mis ma sellest massaažist arvan, et äge lisa, aga ma ei ole, mul tunded on segased natukene selles suhtes. Segased lood. No kogu selle massaaži istme ja tõmbejõudluse ja mugavuse ja üldse nende heade nii-öelda lisade kõrval on John Deere'il üks oluline asi, nagu sa natuke mainisid, on just see täppisviljelus ja see GPS ja see, et milline koht on üldse täppisviljelusel sinu ettevõttes, kui palju sa kasutad seda ja milliseid eeliseid sa nii-öelda täppisviljelust kasutades enda ettevõttes näed? No üks asi, mis minul oli põhimõtteline muutus, oli 2018, kui ma ostsin omale kaaludega väetsiküliku. Et kaaludega väetsikülik tuleb välja, et ei ole ainult hea selleks, et sa saad täpselt 200 kilogrammi või 250 kilogrammi kuhugi panna, vaid mina otsisin kohe välja omal need väetustarbekaardid ja hakkasin selle järgi kohe väetama. Ja siis ma nüüd edasi arendanud seda asja, et lämmastiku panen siis kas saagikuskaartide järgi või siis kasutan Atformi selleks, ise modifitseerin neid, sest ma tean, et mingid osad, mis on nii-öelda kuskil puudevarjus või kuskil, sinna ei ole mõtet seda väetist panna. Võtan sealt maha ja panen hoopis sinna kohta, kus on nagu suurem potentsiaal selle väetisele. Et põllud on palju ühtlasemaks läinud. Nagu tõsisemalt on ikka nagu, ütleme niimoodi, et muidu oli nagu see 3 tonni ja 7 tonni on ju, see vahemik, see aasta näiteks, suhteliselt põuane aasta tegelikult, kogu põld oli ühtlaselt 6,5 tonni. Vahepeal oli 7 tonni, vahepeal oli 6 tonni, aga... Siukest diapasooni suurt enam ei... Jaa, enam sellist ei ole, et ma ise usun küll, et see on kindlasti siukse targa väetamise tulemus. Teine asi, sektsiooni kontroll. Minu arust ühel viljelusvõistlusel keegi teie omadest tegi ettekande, et kui palju, äkki sina ise või? Vist tegin, jah? Jah, tegid ettekande, et kui palju Eestis kasutatakse nagu neid täppisviljelusseadmeid, et kõik ostavad omale tulede viledega traktori, aga siis kasutavad AB-joont on ju ja minu arust sa ütlesid, et sektsiooni kontrolli Pritsil kasutab nii 20-30%. Väga vähe. Minul oli nagu, come on mehed, teil on 150-200 tonnised Pritsid, 200-300 tonnised traktorid, ja siis te ei suuda sektsiooni kontrolli seal kasutada. Minul väga hea näide enne sektsiooni kontrolli, põllud olid 5-10%, olenevalt kui keerukad nad olid, kulus mul rohkem igasuguseid kemikale seal. Sest kui põllu suurus oli 20 hektarit, siis ilma sektsiooni kontrollita tuli 22 hektarit või 21,5 hektarit. Arvesta nüüd kokku, teed 5 ringi seal. Lisad oma põllud kokku, on ju. Ja siis tegelikult minu parisaja hektari peal võib nii olla, et ma kulutan 100 hektari võrra rohkem kemikaale, kui ma peaksin kulutama. Mis on ikka väga hästi numbritesse panda juba selles mõttes suur kokkuhoid. Jah, et isegi kui ütleme, et 280 hektarit, ütleme, et 10%, ütleme 5% suurem on ju, siis tegelikult ma käin umbes 300 hektarit üle ja see ongi ju 15-20 hektarit rohkem iga ringiga on ju. Et ma ei mõista nagu. Aga siit genereerub minu küsimus sulle kui põllumehele ja kliendile, et mida siis meie kui tehnikamüüjad peaksime teistmoodi tegema, et kasutataks neid asju ära? No see on, ma arvan, puust ja punaseks, kulud ja tulud. Et kui, ma olen ka lugenud mõned aastad tagasi ühes ajakirjas, et meie mehed ei kasuta automaatrooli, sellepärast silm on nagu üsna täpne, on ju. Pannakse põllu otsas küünarnukist käsi lukku ja... Ja nüüd anname minna, on ju, ja väidetavalt, et ülekatet suurt ei ole võimalik. Pole mõtet isegi sellist juttu rääkidagi, et see raudselt on sul 10-15% ülekate igal juhul. Ja kui sa veel on nagu pime või on mingi udune või on tolmune, siin on raudselt veel rohkem üle. Ja arvest seda, mis asjad meil tänasel päeval maksavad, kütus, varuosad, töötunni hind, kemikaalid, kogu see teema,
see on ikka nagu korralik kokkuhoid ja kui minu väikse talu juures tuleb juba suht korralik kokkuhoid, millest me siis veel nagu räägime, on ju, et. Oled sa enda jaoks nii-öelda rahasse ka arvutanud ringi seda kokkuhoidu, mis sul tekkinud on keskelt läbi aastas tänu sellele täppisviljelusele? No selles mõttes, et kemikaalidest me rääkisime, ma arvan, et seal on 1000 eurod, on ju. See, kui ma vähem nii-öelda ülekatet harimisel teen, ka 1000 eurot kindlasti, et kütuse kulu suhtes just, et ja aeg, mis on ju kõige kallim vara, on ju, või kõige kallim asi, mida ei saa osta, on ju. Et noh, selles mõttes, et ma ise kavatsen nüüd kevadel teha nüüd katse, et mul paar suuremat põldu on, et harin pool siis nii-öelda käsitsi, vaatan, mis sektorid tulevad, pool panen RTK automaatrooliga ja ma arvan, et vahe tuleb päris korralikna ja ma arvan, et siis peaks kõigile selge olema, et miks seda kasutada. Kui me natukene selle täppisviljeluse peal oleme juba peatunud, siis räägime sellest Operation Centerist ka. Mis toiminguid sina selles keskuses enda jaoks nii-öelda teinud oled või millist mugavust see sinu jaoks on loonud? Esimene asi, laadisin oma põllud sinna sisse, et tegelikult ma olen juba täppisviljelus nii-öelda ekraani kasutanud juba ennem meie aja arvamist, on ju. ja laadisin põllud sinna ülesse, et kuna mul RTK signaali ennem ei olnud, siis nüüd ma olen neid vaikselt siis nii-öelda ise nagu sõites timminud ka nagu täpsemaks. Ja laadisin põllud üles ja siis kohe hakkasin vaatama, et kuidas saaks autopäähti kasutada. Et autopääht on niisugune huvitav võimalus, et ta teeb sulle sihijooned vastavalt siis mingile äärele, mis sa soovid või mingile sirgele ja sa ei pea põhimõtteliselt roolima enam ei äärtes ega ilmselt põllu keskel. Ja üks hea asi, mis ma selle autopäähti kasutasime külvamisel, avastasin, et ta arvutab sulle, võtad mingi siukse sirge, mingi nii-öelda selle põllu serva järgi ja ta teeb sulle sihijoone niimoodi, et sul ei teki mingid siuksed lolle kiile või siuksed nurkasid ei teki sinna, et ta teeb siukse kõige optimaalsema lahenduse sulle nagu, mis aitab jälle hoida kokku kütust, aega, masinakulu. Et see oli päris huvitav ja natuke ikka kartsin, et alguses, ma ei tea, keerab kuhugi võssa ära, on ju. Aga ei toimi päris okeilt, et lihtsalt piirid peavad paigas olema. Tunneta piiri? Piiri peab pidama. Ma olen siin mõne britsi kasutaja käest kuulnud sükast asja, et hästi oluline on see, et kus kohas sa oma poome kokku lapid, kus sa ei lapi, kus on postid ja nii edasi. Kas see autopääd ka selliseid asju arvestab, sellepärast, et britsimisel see poomide kokku lahti lappamine võtab päris korraliku aja, et kas see arvestab ka sellist nii-öelda asja seal juures see autopääd, et kuidas britsimisel nii-öelda see kokku lahti pakkimine käib? Mul ei ole need postid ei ole sees. Okay. Ja, et ma ise eglistan tegelikult ümber postide sõitmist. Et minu see Orsi Brits, et kes kasutavad, teavad, et ega ta väga kiiresti ennast kokku ei klapi ja nagu klapib kogu poomi kokku, et varasem Brits oli mul siuke vähe lihtsam, selle ma sain ühe poomi ainult ühe poole kokku tõmmata. Et see vajab natukene veel uurimist, et ega talvel on aega, et ma siis panen postid ja asjad sisse, vaatan, et kui joonistan, tegelikult Operation Centeris ma saan ju joonistada omale jooni ja siis neid muuta ja timmida omale siis nagu ka täpselt nagu nende postide nagu asukohale, et see on veel üks võimalus võib-olla, mida ma peaksin siis kasutama. Said saates käimisest jälle lisa kokkuhoidu, peame arve tegema sulle. Nii, traktori omamise juurde kuulub ka hooldus, selle ülalpidamine. Said ka värske siis ekspert-tšeki kogemuse. Mis see sinu jaoks annab nii-öelda see, kui esindus viid oma masina ja kontrollitakse see sinu jaoks nii-öelda üle? No olgem ausad, ega minu elutempo juures, eriti tänu selle sotsiaalmeediale, ega mul ei ole aega seal traktori all eriti ronida, on ju. Et selles suhtes minu jaoks on alati olnud tähtis see, et masin oleks korralikult hooldatud. Minu ka teist värvi traktorite puhul on alati, olen mina kasutanud nii-öelda hooldust, diileri ametlikku hooldust ja ükskõik mis on, nad tulevad, remondivad ära, sest pärast, et neil on, teil on ju nende masinatega nii palju kogemusi. Te oskate juba vaadata mingeid kindlaid asju. Mina ei tea sellest mitte midagi. Ma ütlen, ma
tänapäeva traktor on tegelikult juba niivõrd keeruline, et mul ei ole mõtet nagu ise hakata omale midagi selgeks tegema seal. Et lihtsam on kutsuda mees kohale, kes vaatab üle ja võimaldab siis minul võib-olla säästa ka suurte remondiarvete pealt ja mis veel hullem, et kui traktor peaks seisma jääma keset hooaega kuskil, et see on veel hullem, see on väga väärtuslik aja. Rahalisest kulust, et ilmselgelt minu traktori nagu midagi sellel 670 tunni või mis talle praegu sellel töötunni näit on ees, et ega seal midagi väga suurt ei leitud. Aga vähemalt nüüd on kindel, et asi töötab, et ma ei pea nagu selle pärast muretsema, et üks mure vähem, et ütlen, aega lihtsalt on, ma ise tunnetan, et aega on lihtsalt järjest vähem ja aega on järjest kallim. Et pigem lasen kellelgi teha selle töö ära paari tunniga, mis minul endal võib-olla võtaks pool päeva või isegi rohkem. Et see on minul üks põhimõte olnud küll, jah. Ja saad sellel ajal toota sisu, veeta aega perega, mis on ka väga tähtis ja oluline, sest et suvel tõenäoliselt sul on väga pikad päevad ja see sisuloome võtab ka nagu väga palju aega. Ja ega siuke 6 kuud ma ikka nagu üldse kodus peaks. Jah, kui ei ole, tuleb ikka nagu tunnistada, jah, et... Lähed sügisel koju, siis teete naisega tutvustusringi jälle. Pime kohting. Lapsed peavad ka uuesti õppima ära, et kes on. Et lapsed kutsuvad ka mind farmer Tõniseks juba, et issid nagu ei tule võib-olla. Vaata, Tõnis on telekas jälle. Jah, seda on ka, jah, vaata issin telekas või ajakirjas või kuskil. Jah. Oled kasutanud oma majapidamises ka rendimasinaid? No sina oled sükene tänapäeva põllumees, võib-olla ei oma seda põhimõtet, et tuleb omada midagi. Millist kohta sa rendimasinal enda talupidamises üldse näed või kui palju kasutust sa sellistel asjadel näed? Kas ei ole üldse mõelnud, et peakski minema 100% rendimasinatel üle? Miks sul on vaja seda traktorit? No, see vajaks võib-olla natuke arutamist, et eks siin ongi see, et kuna minu teraviljakasvatus on ainult ju 6 kuud aastas, kus seda masinat vaja, ülejäänud 6 kuud tegelikult mu seisab, et mul mingit lumelükkamist või seda teemat ei ole, et kui keegi on nõus niimoodi rentima mulle seda masinat, et siis tegelikult ma arvan, et minu töötundide juures on juba väga õhkõrn piir, et kas rentida või omada traktorit. Et rendi puhul, miks mina olen kasutanud, oli siuke 1,5 on mul olnud sügisese viljakoristuse ajal, veab käru, harib, paneb väetist asja, et see on, mul on lihtsalt üks suurem traktor ja üks siis ikka üsna väike traktor, et selle väikse traktoriga peale nagu rullimise ja mingi väetise tõstmise nagu midagi teha ei ole. Et on natukene suuremat olnud vaja juurde rentida, et saaks oma asjad nagu kõigil ajal kiiresti tehtud. Ja teine asi, et ei peaks nii palju neid haakiristu vahetama. See on ka jälle omaette aeg ja kulu. Et vajab nagu mõtestamist see teema. Aga minul on kindlasti, nagu sa mainisid ka, minul ei ole üldse tähtis, et see masin minu oma olema. Minu jaoks on tähtis see, et masin töötab ja rendi puhul on nagu ülihea veel see pole üldse minu mure. Mina maksan raha ära. Okei, me võime ju vaielda, et kas see on suur raha või väike raha. Aga ükskõik, mis sellega juhtub, whatever, mis toimub, see ei ole minu mure, sest see on nagu selle rendilandja nagu lahendada. Et see on kindlasti olnud ka üks selliseid boonuseid, et eks mul nende eelnevate renditraktoritega seal mingid probleeme on olnud, vanad tulevad kohale, teevad ära, minul 0 kulu on selles suhtes. Väga hea. Mis nii viga tööd teha? Jaa, me nii võib tööd teha küll. Kui sa oled käinud töömurede peale. Jah, et töömurede peale, et jah, eks need masinaid, mul on ka ju neid ikkagi terve hunnik ja eks kõigiga mingi jant on kogu aeg, et ja kui veel tuleks veel juurde, et siis ju tegelikult see võtaks veel palju rohkem aega ja raha ja et ma arvan küll, et see rent on nagu, mulle tundub, et on õigustanud. Väga tore, väga head mõtted sinult ja tore on olnud kuulata üldse sellist nägemust sinu kui influenceri pilgu läbi kogu sellest põllumajanduse elust ja mida see endaga kaasa toob. Kas vahepeal nalja ka saab? No ei, pidevalt saab nalja. Mõned küll ütlevad, et väga depressiivne on sul see sisu, aga eks ongi põllumajanduse nii-öelda siuke paradoks, et tegelikult
võib näida selline, et noh, et põllumehed vinguvad ja raske on ju ja eks on ka raskuseid ja väljakutseid. Mis nad virvisevad, kündkumaad on ju? Jah, aga eks ma suhtun ka huumoriga ja ma leian mingeid huvitavaid asju, et noh, ongi, ma ei tea, mingi noh, kõige klassikalisem näide, mida ma alati toonud, et noh, et mingi surnud rott on sul kuskil kombainis on ju, et ja noh, mis põllumeeste jaoks on tavaline on ju, aga jälgijate jaoks on nagu kõige naljakam asi üldse. Iseenesest kurb sündmus. Iseenesest kurb sündmus, aga noh, eks ma natukene olen sinna juurde ka pannud, et noh, togin teda natukene, et küsin, et kuidas sul on, et kas on kõik korras ja kas vajad abi ja see nagu nendele inimestele meeldib, aga jah. Et no ütleme, vahepeal on ikka täielik Benny Hilli show, et noh, kui sul on mingid päevad, kus hakkab asjad hakkavad valesti minema. Üks hea näide oli sellest, et külvasin ühte põldu, mis on üsna kivine ja mul see küllik on ka selline, et temale meeldib hästi palju kive omale randaali vahele korjata. Ja siis ma hakkasin tegema storysid nagu selle kohta, et iga kord, kui üks kivi oli vahel ja siis kui 8. kivi sealt randaali vahelt välja kookisin, siis lõpuks ma olin jõudnud juba sellisesse staadiumisse, et küsisin, et kas olla või mitte olla, et kas ma olen elus midagi nagu nii valesti teinud, et need kivid mulle sinna kogu aeg sinna randaali vahele tulevad, et kas on mingi karmavõld kuskil või et aidake mind, on ju. Ja see jälgijatele meeldis, kõigil oli väga lõbus, on ju, minu seda nii-öelda agooniat seal vaadata, on ju. Eks ma natuke utreerin ka ja ongi lõbus, on ju. Sa peadki tegelikult seda lõbu otsima, et kogu see influentsimine on ka mulle nagu siuke natuke teraapia. Et ma saan oma mured nagu välja anda ja vahepeal tuleb toetavaid sõnumeid ja annab jälle motivatsiooni nagu edasi teha. Ja kui tunned, et it hakkab peale tulema, siis tee aknad lahti ja lase ta sisse. Väga äge kogemus. Ma loodan, et meie koostöö jätkub ka samamoodi edukalt. Tead, me saate lõpuks alati küsime oma külastajatelt ka, et milline on see sõnum, mille sa sooviksid vaatajatele anda siit edasi või mõtte või soovituse. Siis ma küsin sinu käest ka, et mis on sinu tänase päeva soovitus või saate soovitus? No aga jälgige Farmer Tõnist Instagramis, Facebookis, LinkedInis ja minu blogi farmertonis.ee. Et ma kutsun küll ükskõik, kui te olete põllumajandusega seotud või ei ole, aga tahaksite teada, mis põllumajanduses tegelikult toimub, siis vaadake, mis ma teen, kirjutage mulle, joonistage, ükskõik, et selles suhtes on minul iga tagasiside nagu väga tähtis. Ja kes on John Deere fännid, siis noh, seda sisu võib-olla praegu ei tule enam nii palju, aga kevadel hakkab juba suuremas hulgas tulema, kus see traktor figureerib ja mis ma sellest arvan. Kas sa oled ka mõelnud selle peale, et võib-olla ootaks külla endale mingit gruppi inimesi, kes põllumajandust ei tea midagi ja siis tulevad kive korjama näiteks või midagi? Jah, meil oli kusjuures väga huvitav, sa küsid seda, et meil käis ühel koolitusel käisin, kus räägiti sellest agroturismist nii-öelda. Võib mõelda selle peale, aga eks sellega niimoodi, et kuna ma rääkisin ka, et mul on ikkagi suhteliselt tihe päev, et noh, siis ma pean kellegi inimese leidma, kes siis tuleb ja korjab inimestega kive seal, et see päris noh, ütleme nii, et päris hooajal ikkagi on väga raske leida seda aega, et inimestega siis nii-öelda suhelda või tegeleda. Et eks ikka mõned käivad kombainiga kaasa ja sellist asja ikka saab kokku leppida, aga üldiselt jah, et praegu sellele suunas ei mõtle. Aga minu soovitus siit oleks vaatajatele see, et kui Farmer Tõnist saate vaadata Instagramis ja Facebookis ja lugeda tema blogi, siis Vihuri Targatehnika kodustuudiot saate vaadata YouTube'is, ka Facebookis ja Vihuri Agri kodulehel. Ja soovitusena ma põllumeestele annan kaasa selle, et nagu Tõnis ütles, siis hoidke kokku ja kasutage tõesti seda täppisviljelust. Ja jälgige Farmer Tõnist ka, sest tema sõidab laheda traktoriga. Selline sai siis tänane Vihuri Targatehnika stuudio saade. Tänan teid vaatamast ja kohtume peagi juba järgmistes osades. Aitäh!